Tšau sõbrad, käes on siis teisipäev, teine, siis väga paljudele teadaolevalt pidime Aleksander ja mina minema esimesel, lendama Helsingist välja ja nagu näha, siis me ei ole ei lennukis, ei lennujaamas ja oleme hoopiski laeva peal ja sõidame tagasi Tallinnasse. Ja jah, ütleme siis lihtsalt, et pikk jutt lühidalt on see, et olin ma ka üks nendest õnnelikest, kes siis sai endale selle, või ma ei tea, kas see oli see viirus, aga ühesõnaga kogu selle oksendamise värgi ja väike palavik, mis sellega siis kaasa tuli, tõi ka endaga kaasa kõik nagu selle, et ma ei tea, mul on ka varem olnud seda, et pärast haigust või siis haiguse ajal tuleb välja mingisugused kas augud või põletikud hammastes, pärast mida ma olen kohe pidanud nagu hambaarstile minema. Ja nüüd me sõidamegi Tallinnasse ja ma lähen otse hambaarstile ja vaatan, mis nad mulle seal räägivad. Et praeguse seisuga siis ei ole me Aleksandriga teel Austraaliasse. Et ja vot. Päris karm, kui sa oled nagu lihtsalt enda peas kogu aeg teadnud, et kogu aeg on nagu minek ja oled nagu arvestanud sellega ja sa oled nagu peas endal sättinud kõik selliselt, rääkimata sellest, et väljas on väga-väga külm, meil ei ole alles mitte ühtegi põhimõtteliselt talvejõpet, talvepüksi, talvesaabast, kinnast, mütsi, nagu mitte midagi. Et kõik mingid väiksed asjad, mis võib-olla mille peale enne üldse ei mõtle, aga tegelikult on nagu hästi palju väikseid nüansse, mis nüüd on lükanud suhteliselt nagu rivist välja. Et korraks läheb nagu aega harjuda mõttega, et me ei olegi seal. Et jaa, ühesõnaga, et kõiki küsimusi nagu vältida või ma ei tea, selles suhtes, et ei ole ka mõtet, mitte et ma ütleks teile, mida on mõtet või ei ole mõtet kirjutada. Väga tore on alati kuulda kõike. Punkt 1, ma vastan juba KKK ära. No mine, aga tossud pane jalga. Et ma vastan juba kindlasti korduma hakkavad küsimused ära, milleks on punkt 1. Ma ei tea siis, millal me läheme järele. Punkt 2. Ma hetkel ei tea, mis saab blogidest, sellepärast, et hetkel vist oleme nagu mina ja Aleksander siiski Eestis ja Eero töötab kaevanduses kogu aeg. Ma ei tea, kui tihti ta saab seal. Ma tulen ise natuke aja pärast. Et ma ei tea, kuidas Eerol hakkab kaevanduses olema. Ma ei tea, kuidas tal on seal netti, et üles laadida. Ma ei tea, kuidas tal on seal mingi filmimisega. Ma ei tea, kuidas seal hakkab olema. Et plaan oligi pigem see, et mina ja Aleksander veame seda vlogi seal kahekesi majas elades. Tubli oled. Aleksander hoiab varukaga ukselingist kinni, sest ta tahab palju käega hoida. Ühesõnaga, et jah, praegu on nii, et ei tea, kõik on üks suur ei tea. Ma ei tea, mis nagu saab edasi. Vot. Aga mina lõpetan siinkohal ja loodan, et näeme juba teiega varsti jälle.